Tere tulemast tagasi minu kanalile. Täna olen ma siin koos oma emme ja vanaemaga. Ja täna selgitame välja, kes tunneb mind paremini, kas minu ema või vanaema. Ma olen eelnevalt teinud sarnase video, kus vanaema asemel oli osalejaks minu isa, nii et soovitan kindlasti seda vaadata, aga täna selgitame me välja hoopis nende vahel, kes siis mind paremini tunneb. Ja võistlejaks number 1 on emme. Tegu on enesekindla hübriid naisega, kes läheb võistlustulla äärmise enesekindlusega. Ainuke nõrkus, mida ta oli nõus avaldama, oli šokolaadi söömine. ma pean valmis kõigeks olema. Ja siit tuleb meie järgmine võistleja vanaema. Kohaliku tiiva nõrkuseks on vaid üks asi. Talle ei meeldi kaotada. Ma tahan alati võita ja kui ma oleksin teadnud, et siin läheb filmimiseks lahti, siis ma poleks üldse siia tulnudki. Vot nii. Küsin ma 15 küsimust ja tegelikult nende 15 küsimuse seas on ka sellised väljakutsed, mida ma endale ise esitan ja nemad siis arvavad ära, kui kiiresti ma suudan neid asju ära teha. Ehk siis tuleb veidi teistmoodi video, ei ole ainult 15 küsimust, vaid on ka see, et nad saavad panustada minu peale. Esimene küsimus. Mille teemaline oli minu esimene kõmulisem eestikeelne TikToki video? TikTok on üks platvorm, kus ma olen juba päris ammu oma videoid üles pannud ja mul oli üks kindel teema, mille ma tõstatasin siis, kui ma hakkasin natukene siis nagu suuremaks minema, et mul oli nagu viraalne esimene video ja see oli ühel kindlal teemal. Tundub, et emal on vastus valmis, vanaema veel mõtleb, aga ma arvan, et siin mõlemal tuleb nii mõndagi. 3, 2, 1. Näitame, mis sul kirjas on. Akne teemal oli mu kõmuline postitus. Okei, nii ja vanaema? Tallisas elamisest. Tallinnas. Minu esimene kõmuline TikTok oli teemal koolisüsteem. Get ready with me, samal ajal kui ma räägin koolisüsteemist. Minu ümber ei saa kõik õpetajad joosta ja ainult minuga tegeleda. Õpetajad näevad väga palju vaeva, et meile tegelikult selgeks teha. Aga ma arvan, et kõikidel ei pea kõike selgeks tegema. Järgmine küsimus, olge valmis, see tuleb väga ootamatu. Sellepärast, et ma pidin ise ka natuke aega mõtlema, kuidas ma seda sõnastan. Aga kes oli minu esimene musi? ma ei arvanud iial, et ta selleks üldse võimeline on. Mitte, ma ei tea, ala ema tegi väiksena musipõsele või vanaema või kes iganes. Ma pigem pean silmas siis seda, et ta võib olla täiesti vabalt ka põsemusi, aga see on keegi vastassugu poolest. Nii et mõelge nüüd hoolikalt, kes võis olla minu esimene musi. 3, 2, 1. No nii, emme näita. Ei! Mõlemad on valed vastused. Need on juba nüüd suures eas olnud tegevused. Ei loe mitte kumbki. ja kes see oli? See oli siin vastas naaber. Joo, täpselt oligi. Varem ma ei tea, kes see on. Tean. Järgmiseks väljakutseks on see, et teie peate ära arvama, kui kiiresti ma suudan ära juua 2 klaasi vett. Mul on siin 2 200 milliliitrist klaasi. Mina olen, vihjeks ütlen, ma ei ole väga kiire jooja, nii et võite pakkuda ja kes lähemale pakub, see saab punkti kirja. Nii et, kirja, jah? no muidugi teete ju oma panused ja seejärel hakkan mina jooma. Valmis olla, läks. No tere taas, jälle mina siin, kommentaator. Ühesõnaga, Elisabethile ei meeldi millegipärast ASMR hääled, nii et mina pean selle tühimiku ära täitma. Kirjutage kommentaaridesse, mis te arvate, kes võidab? Kas emme või vanaema? Inimesed, minu elu käis mul praegu silme eest läbi. Ma reaalselt tunnen, et ma olen kuskil, ma ei tea, kust läbi käinud. Mul läks aega 35,63 sekundit. Näidake nüüd oma panuseid. Mis te panite? Kuna mõlemad pakkusid 30, siis mul ei jää muud üle, kui anda lihtsalt mõlemale 1 punkti. Järgmiseks küsimuseks on, milline on minu lemmik limonaad? Kes juba teab siseinfot, see teab, et mul on üks kindel lemmik olnud juba aastaid. Mina tulin suure lootusega tütre juurde, et hakkan kohvi jooma ja Elisabeth ütleb, et vanaema ei mingit kohvi joomist. Hakkame väikest videot tegema. 3, 2, 1. Näidake. Nii, noh, mis sa panid?
Tarhunn, noh, seda ma ausalt öeldes ei mäleta, millal ma viimati joonud olen, aga ema pakkumine limpalimonaad vastab tõesti tõele. Mida sa jood? Limpalimonaadi. Kas limpalimonaad on hea või? Hea, ainult gaasine. Järgmiseks küsimuseks on, mitu subscriberit on mul YouTube'is? TikTokis on mul ilmselgelt rohkem jälgijaid ja ma enam-vähem hoian teid selles kursis, aga YouTube on see koht, kuhu ma ei postita nii tihti, kuigi võiks, I'm sorry, siis ka selle tõttu mõelge rahulikult järele, mitu subscriberit mul tegelikult olla võiks. Te olete valmis? 3, 2, 1. Näita vanema. 20 tonni, no see on koht, kuhu pürgida, kahjuks mitte. 2000. Tavaliselt aevastatakse siis, kui õigust räägitakse, aga hetkel panite te kõik räigelt puusse, aga ema saab punkti sellepärast, et minul on subscribereid 564. On veel pikk tee minna, aga tavaina. Aga noh, ema saab punkti kirja, kuigi ma tunnen, et ega see väga väljateenitud punkt küll ei olnud. No sellel hetkel ma tundsin ennast väga hästi. Aga see on minu tõeline sõber. Mida ma õpin ülikoolis? Ma olen sellest pidevalt rääkinud, ma eeldan, et te teate seda, minu igapäevane tegevus on ülikoolis. Kui te tahate, et ma teeksin ka eraldi YouTube'i video või mingisuguse TikToki seeria ülikoolis käimisest ja enda mõtetest, mis sellega seonduvad, siis let me know, sellepärast et mul on mida öelda. Arvestades seda, et minu eelnev koolitee on olnud üpris konarlik. Nüüd, kus ma olen ülikoolis, siis mul on selle kohta absoluutselt teised mõtted versus sellega, mis mul olid näiteks gümnaasiumi kohta. 3, 2, 1. Näidake nüüd mulle. Ühesõnaga, mõlemad oskasid. Mulle meeldis küll, kuidas vanaema ütles ja veel midagi suhtekorraldust ja veel sinna meedia tuli vahele maha kriipsutatuna, aga ma loen need mõlemad õigeks. Järgmine väljakutse on siis selline, et te peate ära arvama, kui kiiresti ma suudan joosta ringi ümber meie maja. Pange siia oma panused kirja ja siis lähme vaatame õues järele, kui kiiresti ma hakkama saan. Jõudsin ma siis aeda, jooksen ringi ümber maja ja ema siin siis võtab aega taimeriga. Ehk siis ma alustan siit ja lõpetan siis, kui ma olen siit üle jooksnud. Ehk siis sina võtad aega ja ma usaldan sulle selle. Ja küll. Tähelepanu, valmis olla, läks. Appi, ma pole ammu üritanud ruttu joosta. Siin on vaiksed kurvid ja muru ja nii edasi. Ma ei saa arvanud, et mul oleks 15 minutit. Kõik. Kaua mul aega? 17 sekundit. Done. See võttis nüüd natuke võhmale, sest ma tõesti andsin endast parima. 16,98 sekundit ehk 17 sekundit. Ja nüüd näidake 3 peal, mida te siia panite. 3, 2, 1. Nii, mis teil on seal siis? 1 minut ja 10 sekundit. 1 minut ja 45 sekundit. Mis sorti majast me räägime? Kas meil on villa või mis? Emal on täitsa piinlik. Ausalt öeldes, kui mina oleks oma ema, siis mul oleks ka piinlik. No sellel hetkel ma arvasin, et mul läheb kõik ikka väga valesti ja et mul ei lähe hästi. Aga noh, vanaema saab küll oma punkti kirja, aga ma ütlen ausalt, et jällegi, mis sorti hinnaga ta selle punkti kirja sai? Peale sellist piinlikut momenti võime edasi minna juba 8. küsimusega. Milline kuu aastas on minu kõige vähem lemmikum? Ka teie vaatajad võite praegu kommenteerida alla, mis te arvate, mis on minu kõige mitte lemmikum kuu aastas. Ma usun, et te ei arva seda ära, aga kes arvab ära, siis good job. 3, 2, 1. November. Ma räägin ausalt, jah, tuleb välja, et nendel on küll omavahel tugev telepaatia, aga vastus on küll täiesti vale. Jälle vale. Minu kõige mitte lemmikum kuu aastas on veebruar. Ma mõtlesin veebruari. Eks nad alati pärast ütlevad, et jaa, ma ju mõtlesin ja ma teadsin. Järgmine küsimus on väga lihtne. Sellega ma eeldan, et te panete täppi. Kas ma eelistan pigem hommikut või õhtut? 3, 2, 1. Ma pakun, et mõlemad kirjutasid, et ma eelistan õhtut.
tublid, vau. oma ema ja oma vanaema lõpuks said ka midagi väga õigesti, tublid. Järgmine küsimus. See on selline huvitav. Te peate kirjutama, kas see on tõde või vale. Ma olen kunagi käinud paljalt meres ujumas. Kirjutage, mõelge minu olemuse peale. Kas ma teeksin midagi sellist? Kõike ju te alati ei tea ja ei peagi teadma, aga me kunagi ei tea, mis on õige vastus. 3, 2, 1. Ema, näita, mis sa arvad? Ma olen paljalt meres ujumas käinud, jah? Ja vanaema arvab tõde. Õnge läksite, sellepärast et ei, ma ei ole kunagi paljalt meres ujumas käinud. Teid on üpris kerge ümber veenda, manipuleerida isegi. Äkki see video on midagi, millest te peate nüüd midagi õppima. Siin on väga tasavägiselt kehvad lood. Niisiis. Järgmiseks on jällegi minule väljakutse. Mitu naislauljat suudan ma nimetada 10 sekundi jooksul? Tähelepanu, valmis olla, läks. Madonna, Billie Eilish, Katy Perry, issand jumal, Taylor Swift. Okei, ma ei teagi enam. Eesti lauljad, ruttu. Kõik enam ei saa, jah. Ma eeldasin, et kui te panete oma panuseid, te mõtlete selle peale, et see on kõigest 10 sekundit ja see on ju siis, kui ma olen pingeolukorras. Ma ütlesin, ma ei ole harjutanud. Nii et see on mõnes mõttes nagu trikikas. Niisiis, ema ja vanema näidake publikule, mitu naislauljat arvasite, et ma ära arvan. Vau! Ma näen siit juba läbi, palju sa panid? 23. 10 sekundi jooksul. Järgmine küsimus on lihtne. Jällegi eeldan, et te arvate ära, aga arvestades, kuidas meie video hetkel liigub, mis suunas ta liigub, siis ega mul teie peale väga lootust ei ole. Mis on üks värv, mis mulle üldse ei meeldi? See tähendab seda, et ma ei kanna teda üldse. Et ma annan siin juba päris palju vihjeid, sest nii mõndagi värvi, mis ma ütlen, et mulle ei meeldi, ma ikkagi kannan. Nii et värv, mida ma kanda ka ei taha ja ei kanna. 3, 2, 1. Las ma nüüd pakun. Vähemalt 11 tuli selle peale, et mulle ei meeldi üldse hall värv. Keerake. Hall ja mis siit tuli? Lilla. Ma armastan lillat värvi. Mul on isegi ripsmete peal see praegu, guys. Ma ei tea. No okei, Emp saab punkti kirja. Selle üle mul on küll hea meel. Ülla. 3 erinevat küsimust on veel jäänud. Nii et teil on veel aega võita või kaotada. 13. küsimus. Mis on minu lemmiknumber? Minu lemmiknumber on ka ühtlasi minu õnnenumber. Ma enam ei mäleta, kuidas ma selle teada sain, aga ma olen mingisuguseid otsuseid või asju väga tihti teinud oma lemmik / õnnenumbri järgi ja ma olen sellest üpris palju rääkinud. Paps, kes on kaamera taga, oota, ma näitan seda. Tema väidab, et ta teab, nii et pärast ta saab öelda, kas ta oleks ära arvanud või mitte. 3, 2, 1. Need, kes pakkusid 2, on võitjad. Empsil on maha kriipsutatud 2, maha kriipsutatud 16, siin on ka 3 ja siin on 8. Mis oli Papsi pakkumine? Number 2. Sa oled sellest nii palju rääkinud, sellepärast ma mäletangi. No näete, Paps kuulab. Eelviimaseks küsimuseks. Olge valmis. Millal ma avalikustasin oma esimese eestikeelse rääkiva TikToki video? Mõtleme selle peale, et ma olen nüüd isegi päris soliidselt postitanud TikToki ja me ei räägi nagu sellest, et ma alustasin 26 aastal, ma ei alustanud 26 aastal, see ei ole enam kellelegi saladus, et ma olen tegelenud TikTokiga üpris kaua. Kui te natukenegi mäletate seda, millest me enne rääkisime, me rääkisime subscriberitest, me rääkisime TikToki jälgijatest, kõigest sellest, millest oli minu esimene et millest oli minu esimene video ja nii edasi, siis võib-olla siit tuleb ka väike vihje sellele, millal võis olla minu esimene rääkiv TikToki video. Aga palun aastaarvu ja kuupäeva, kuud ja kuupäeva, sellepärast, et niimoodi on veel kergem mõõta, kes lähemale saab. Sest kui te panete mulle aastaarvu, no see ei ole huvitav. No mina kirjutan sitta kokku siia igasugust. Ma sain aru, et kui ma väga püüan, siis mul on veel võimalus võita. 3, 2, 1. Sulle või? Jah. 1,5 aastat tagasi, 2024 juuli 20. Okei, nii. Ja näita sina. 5 aastat tagasi, 2021 1. jaanuar.
aasta oli küll 2024 ja kuupäevaks oli 15. jaanuar. Vanaema saab punkti ja mina olen absoluutselt kohkunud, sest ma tegin ju oma esimese TikToki siis, kui ma olin gümnaasiumis. Ja gümnaasiumis ma küll 5 aastat tagasi ei olnud. Siinkohal saab vanaema punkti. Pluss vanemale. Tüdrukud, võtke ennast kokku, eks ole? Sellepärast, et mina olen välja arvutanud, kui palju punkte teil mõlemal on. Palju te ise arvate, et teil on? mina ei tea, kui nii võtta, siis ma arvaks, et mingi 4. Ma mõtlesin ka, et 4, aga ma mõtlen 8. Okei. Teate, tüdrukud, mina pean teile nüüd ütlema, et teil mõlemal on hetkel võimalus võita, sellepärast, et teil mõlemal on 6 punkti. Üks hetk ma hakkasin mõtlema, et mu ema võidab. Siin on nagu niivõrd tasavägine olnud, et see on ikkagi tore. Aga viimaseks asjaks ma jätsin sellise toreda challenge'i enda jaoks, et teie peate tegema panuse, kui kaua ma suudan hinge kinni hoida. Ma pole sukelduja, aga ma ei ole ka suitsetaja. Nii et mõelge selle peale, kui kaua suudaksin mina hinge kinni hoida. Tüdrukud, poisid, ega ma ise ka pole seda ammu harjutanud, ega ma ei tea, mis siit välja võiks tulla. me ei suuda enam selles awkward silence'is olla. Ühesõnaga, tähtis sõnum. Te peate subscribe ima enne, kui Elisabetil jääb hing kinni, sest ainult teie subscribe'id hoiavad elus meie YouTube'i channelit. 1 minut ja 14 sekundit. Eks mul käib pea natuke ringi. Ma jäin ellu, mul läks aega 1 minut ja 14 sekundit või täpselt nii kaua ma enam-vähem suutsin hinge kinni hoida. Ja nüüd kohe selgub ju meie tänase video võitja. Kohe me näeme, kes pakkus lähemale. Ja nüüd palun näidake. Tänase video võitja on vanaema. Te kujutate ette, et minu ema võib võita küsimuste kohta, mis käivad minu tütre kohta. No see ei ole võimalik, see ei peaks nii olema. Ma teadsin kohe alguses, et ma teen oma tütrele ära. Kas sa ise tundsid, et see võit on sinu oma täna? Muidugi tundsin, ma tulingi võitma. Võite mind jälgida ka Instagramis ja TikTokis. TikToki ma postitan väga tihti ja seal te näete väga palju contenti nende kõigi pereliikmetega, keda te täna olete juba näinud. Ja lõpetuseks Like ja subscribe'ige. just nimelt. Ja näeme juba järgmises videos.